Essergi on nii turvaline kool. Ma ei mäleta viimast korda, kui ma oleksin enda ratast lukku pannud. Sa ikka vahetad need jalanõud ära, eks ole? Jaa. Olen täna juba ligi 50 õpilaselt mustad välisjalanõud ära konfiskeerinud. Mul pole juba 2 aastat sisejalanõusid olnud. Lisaks välisjalanõude probleemile on õhus ka riietuse küsimus. Meie gümnaasium muutub iga päevaga aina kirjumaks ning meeskond ning õppejõud ei suuda sellega kaasas käia. Kaalun sügavalt koolivormi. Meil on juba õpetajate tuppa tekkinud konfiskeeritud välisjalanõude kollektsioon, mis on väga uhke ja laieneb iga päevaga. Uuest õppeaastast lisasime uue maksu, et oma konfiskeeritud välisjalanõusid tagasi saada, tuleb tasuda kopsakas rahasumma. Ega meil siin kohapeal liiguvad suured summad, riigigümnaasium ikkagi. Ma ju saan aru, et riigikassa vajab täitmist ja riigil ei ole raha, aga miks see peab tulema vaeste inimeste arvelt? Vaeses riigis ongi raske elada, aga mul ei ole mitte kuhugi minna enam. Me oleks saanud 50 euro eest Mati ja Katsiga nädal aega süüa. Essergi õpilastel ei ole vaba aega. Ma ei jõua stuudiumit vaadata, mul on üks asi teise otsas. Tavas ma isegi potile nagu. Vaata, inimene peab enda tervisest ka hoolitsema. Eile mul läks terve päeva aeg läks nagu jõusaalis käimisele. Ma ei jõudnud isegi õppida. Kirjandus. Visa nagu nii keegi lae. Inka. Kontrolltöö! Pers! Joller, kus su telefon on? Anna siia. Teate, mis me sellega nüüd teeme, jah? Nüüd saame tunniga alustada. Tänase päeva teemaks on esimene maailmasõda. Nagu te teate, tuli väga palju muutusi relvatööstuses. Enamus neist olid üpris ebaeetilised, üks neist on siis gaas. Ja gaasi vastu olid siis need gaasimaskid. Et ma siis demonstreerin teile nüüd. Käisin eile haagunõuda. Gaasimaskid on ju meelega taitasid. Sa saad midagi aru? Joo, mul on teine telefon ära. Mul on ka. Meil on ilmselge teel telefonidele ja sa tuled üle tundi, oled oma telefonis, paned sinna vale telefoni ja siis arvad, et ma ei tee nagu mitte midagi. Need vetsu järjekorrad on viimasel ajal täiesti käest ära läinud.
Te kõik tahate kuseda või? Jõller, sul on välis jalanõud jalas. Mustad jalanõud. Jalanõud. Midagi ma selle ära olen teeninud. Magusan end täis ennast. Korni, palun. Naudi igat päeva. Sa peavad tegema vähemalt 2 attacki, vaata. Jah, aga nad ei jõua kahte teha. Nad ei jõua kahte teha. Nagu me ei saa seda Glenmari võita, kui meil on 53 minutit endiselt aega, nad peavad lõikama ennast. Kuid, kas ma võin korra vetsu kasutada või? Ka minema! Mul võit käib praegu. See on suht crazy. Mul on 2 jokerit, nii et see on suht võimatu võit. Kas sa soovid hitte? Jah. Tund läbi juba või? Ja nii need tunnid lähevadki. Noh, nagu ma eelmine kord teile mainisin, siis võite kasutada oma valemilehti. Jõller, mis siin toimub? Valemileht. Aga siin on kõik vastused peal ju. Kuidas teiste suhtes aus on? Mis te võtate te lubaduse tagasi või? Te just lubasite valemilehte kasutada. Aga see pole valemileht ju. Te ei täpsustanud. See on minu füüsika õnne valemileht.
tee. Kesknurmi täis valmivad viljo. Ma kõnnin ja kõnnin otsata tee. Ju lapsena teisi armastas meid. Teed laulavad õhtul hiljo. Need teed, kuis on nad nii kõvad kui keed. Need otsad ta kutsuvad jo.